Tere ja väga tore näha neid, kes on meil viimase sessioonini vastu pidanud või siis meiega nüüd praegu liitunud, et see viimane tund pühendume sellele, et milline on see uus normaalsus koolis ja kas me sellist kooli tahtsime. Et tegelikult me siin oleme selle teema juurde juba vaikselt jõudnud varasemates vestlustes, aga nüüd on meil täiesti teistsugune uus ring inimesi ja uued jutud. Et meil on siis kogunenud siia Äli Leien, Tartu Ülikooli Haridusteaduste Instituudi juhataja, Margus Pedaste, Tartu Ülikooli Haridusteaduste Instituudi asejuhataja ja pedagoogikumi juht, Einar Rull, Haridus- ja Noorteameti analüütik, Mari Roostik, Tartu Jaan Poska gümnaasiumi õppejuht, Kristi Terep, siin siis Tartu Ülikooli Reiniku kooli lapsevanem ja Toomas Kink, Raatuse koolijuht, direktor. Ja alustame sellega, et vaatame korra, mida vanemad, lapsevanemad, et nagu me siia juba jõudsime, et siis õpetajatel oli raske ja õpilastele natuke oli raske, aga üsna meeldis see, aga et võib-olla kogu selle eriolukorra nii-öelda kõige suurema löögi said endale lapsevanemad, et vaatame, mis on lastevanemate arvamus sellest. Ma arvan, et lastele on tegelikult muidugi eriti oluline see, et saaks ikka sõpradega kokku. Et oma lapse pealt nägin küll, et see eraklus oli talle väga raske taluda, nii et ma arvan, et väga suuri muutusi siin ellu viia ei saa. Aga seda, et oleks hädaolukorras või ka ütleme sellise kergema haiguse korral siiski võimalik õppetööst osa võtta teatud määral, et seda võimekust võiks üritada siis hoida. Et võiks julgeda või kuidagi võiks saada meelitada koolide juurde inimesi, kes seal päriselt olla võiksid. Kas see kevadine aeg nagu näiteks võib-olla oleks võinud kuidagi ka, et võib-olla üle nende Zoomi või üle veebiplatvormid oleks võimalik noortele siis saadagi rohkem lähemale ka just täpselt selliseid inimesi, kellest ma rääkisin, et selge see, et Turovski ei jõua igasse kooli võib-olla või Vseviov, aga see, mismoodi nemad oma valdkondi avavad, et me kõik ilmselt teame, et see on suurepärane, et äkki kuidagi niimoodi saaks neid õppesse kaasata ka selliseid inimesi. Lihtsalt soovin kõigile õpetajatele edu, meil on koolides, on väga head pedagoogid, lihtsalt ärge läbi põlege ja hoidke ennast. Ma arvan, et kõige rohkem see tuletas mulle vähemalt meelde, et lapsevanemad võiksid rohkem panustada ja koostöös õpetajatega osaleda rohkem laste igapäevaõppes. Aga suurt muutust ma tegelikult ei tahaks näha, et ma arvan, et see, mis koolides laste jaoks olemas on, see on väga oluline ja see võiks niimoodi jääda, aga kui seda kombineerida mingisuguste koduõppepäevadega või siis, et lapsevanemad tulevad kooli ja osalevad mingisuguse teema lahti seletamisel vastavalt nende kompetentsile, siis sellele võiks küll mõelda, et lapsevanematel oleks tihedam side kooli ja kooliõpilastega. Kindlasti oli silmi avardav. Ma arvan, et mitte ainult ju koolis, aga üleüldiselt laiemalt, et kas just sellist kooli me tahtsime, eks see on alati selline, ütleme, et ilu on vaataja silmades, aga siit õppida edasi minna ja paremaks muutuda on kindlasti ju nagu ainest olemas. Ma alustaksid praegu küsides Kristi käest, et siin oli lastevanemate vaade ja mina sain siit 3 sõnumit. Üks on see, et võiks nii-öelda erinevaid tegijaid, nägusid, rääkijaid tuua kooli lisaks õpetajatele, lapsevanemaid kaasata ja siis selline koduõppega võib-olla väikest vaheldust, et ma tean, et sa oled Raatuse koolis, Reiniku koolis püüdnud sellist lastevanemate kaasatust ja mitte ainult püüdnud, vaid väga palju sinna panustanud, et kas sa näed, et see eriolukord ka selles osas andis tõuke, et lastevanemate arusaam kõigepealt sellest, et kui väärtuslikku tööd õpetajad teevad, kui tähtis see on ja valmis oled ka ise panustada, kas sa näed, et siin on mingisugune väike tõuge toimunud või tegelikult on lapsevanemad nüüd kevadel
oli väsitav kogemus, et tehke teie edasi, et parem mitte? Mul on väga hea lähtekoht minna siit nüüd edasi selle pealt, et me tegime kevadel, tähendab juunikuu alguses kohe, kui siis oli selge, et nüüd on see läbi ja sügisel tuleb kuidagi edasi minna, tegime vanematele tagasiside küsitluse, ehk siis vanemate kogu tegi selle ja need analüüsid on nüüd nagu tehtud ja me olime üllatunud sellest arvust, vastajate arvust, mida oli siis ütleme, meil on umbes 900 last ja sealt oli peaaegu 130 vastust. Ja need olid väga pikad, inimesed olid saanud ennast tühjaks rääkida. Ja kui ma nüüd kokku võtan, meil oli ka vanemate kogu juba ära sellel aastal siis hõrendatult suures saalis ja me rääkisime läbi selle tagasiside ja mis sealt välja tulid. Esiteks lapsevanemad tahavad väga ulatada oma kätt appi ja muidugi see tuleb ka sellest, et meie vanemate kogu eesmärk on see, et me ei lähe enne kooli juurde, kui meil ei ole mingisugust lahendust pakkuda. Võib-olla see on see üks, aga et siis vanemate märksõnad olid need, et kool peaks jätkama justkui mingil määral distantsõpet, et püsiks selline valmisolek ja oleks kogu aeg nii-öelda õpetajad soojas ja lapsed soojas. Et ka nemad teid välja, et see võiks olla kord kuus või 2 korda kuus. Praegu meie koolis on see olnud 4, just selles vanemas astmes siis nagu iga nädal on 1 vanusaste kodus siis. Üks päev. Jah, ehk siis nagu 1 vanusaste on siis kogu aeg ära. Ma ei tea, kas see jätkub pärast vaheaega, ehk siis sellega võiks jätkata ja teine oli see, et mille pärast nad olid mures, oli et õpetajate koormus distantsõppe ajal on suur ja nad saavad sellest aru, et kuidas õpetajaid aidata. Üks on see, et jagada oma kooli sees parimaid praktikaid ja teine on see, et kas on olemas võimalik luua mingi platvorm, kus õpetajad üle Eesti või Tartu ülene platvorm, kus jagavad siis parimaid praktikaid, ehk siis ei ole mõtet kõigil hakata ratast leiutama, kui võiks saada seda jagada. Kas see on tehtav, nad ei osanud seda öelda, see oli üks selline mõte. Ja see on, ma ütlen veel, mida vanemad siis ütlesid koolile, seal oli palju, aga just selline läbiv, et kontakttunde, kui teha ei saa, siis Zoomi tunnid teatud variatsioonidega, ehk siis mingi aja tagant kindlaks lepitud, et see kogu aeg toimub, peavad jääma. Et see oli nagu meie kooli miinus, et neid oli vähe, seda tõid väga-väga paljud välja, et nad tahavad, et oleks ikkagi kokku lepitud videotunnid. Aga jah, et kuidas saada nii, et kas kool suudab jagada õpetajate vahel ära selle koormus, et füüsikaõpetajad üks valmistab ette ühe materjali, teine teise ja et nad ei teeks ühte ja sama tööd kõik. Ma ei tea, ma arvan, selle koha peal on reklaamikoht ka, et homme ma arvan, et neid häid praktikaid siin sama haridusfestivali raames ka juba jagatakse, aga loomulikult võiks see olla ka pidevam. Aga ma lähen siit küsimusega edasi. Einar, lugesin su artiklit õpetajate lehes Briti kogemusest, et seal tuli väga teravalt välja see, mida meil täna siin aruteludes ei ole välja tulnud, see ebavõrdsuse teema, mida eriolukord veel võimendas ja ma arvan, et me peame kõik olema väga rõõmsad meie ühtluskooli üle. Ja teiselt poolt, eks ole, mida eriolukord välja tõi, oli see selline enesejuhtimise tähtsus ja see, et lapsed on selles osas erinevate oskustega ja see, et tõesti need individuaalsed erinevused õppimises, et mõnedele sobis ja mõnedele ei sobinud üldse see kodune õppe. Et kuidas nüüd sellega nagu ikkagi edasi minekul on, et kas me peame kõik lapsed taas suruma tagasi sellesse kooli, et nad oleksid võimalikult ühtlaselt, et see ühtluskool nii-öelda oleks tagatud või me võiksime lubada rohkem individuaalseid erinevusi õpiviisides just ka, et kuna me teame, et tegelikult ju lastele sobivad erinevad. Et kas see on oht meie ühtluskoolile, kui me ütleme, et osadel lastele, et teie oletegi introverdid ja teile sobib rohkem kodune õppe ja teie ei peagi võib-olla nii palju kooli tulema? Muidugi üsna keeruline on õpetada korraga väga erinevat viisi ja väga head õpetajad oskavad õpetada viisil, et neil on sõnum igale õpetajale. Igale õpilasele ja tihti on niimoodi, et tegelikult 45 minutit on ka liiga pikk aeg, et kogu aeg õpetajat jälgida. Et õpetaja fokusseerub kord ühele grupile, kord teisele grupile ja see teisele grupile jutt käib nagu kordamisena teise jaoks ka. Nii, et see nagu muidugi töötab. Nüüd, kui vaadata siis, mis nagu kõige suurem pudelikael on olnud ja kui võtta ka varasemad praktikat, sest tegelikult ega praegune distantsõppe ei ole ju esmakordne maailmas. 2011 see oli siis
Christchurchis Uus-Meremaal oli maavärin, kus õpilased läksid ka distantsõppele ja olid samasugused mured. Ja kui siis vaadati tulemusi, siis õpilaste tulemused kasvasid. Aga pärast, kui normaalne olukord taastus, siis tulemused läksid tagasi. Ja seal uuriti väga täpselt, et mis siis seal juhtus. Kõigepealt leiti, et jõukamate vanemate puhul on niimoodi, et kodus lapsed arenevad veel tükk maad kiiremini kui kodus. Ja koduse keskkonna mõju on 0,51, samal ajal kui kooli keskmine mõju on 0,4. Aga küsimus on jah, just nõrgemates õpilastes, nende jaoks on lapsi vaja. Nüüd kõik need tänapäeva tehisintellektiga meetodid üritavad minna selles suunas, et igale õpilasele pakkuda oma teed. Eriti ütleme siis need 3 koolkonda, mis on olemas Ameerikas, Summit Public School, nendest kõige kuulsam ja muidugi Hiinas ka. Aga mis on Summit Public Schooli nõrk koht, on see, et kui ma nüüd optimeerin õpetamise igale õpilasele, siis see on nii tihe, et nõrgema tervisega õpilastele võis hakata tervisele. Et Ameerikas on praegu suured plagud kohati üleval, et hoiduge selle Summit Public Schooli eest, selle õppe eest, et see mõjub meie lastele katastroofiliselt. Ja näis, kas nüüd ütleme see tehisintellekti toega õppe ja Facebooki rahastatud käib ka edasi, ehkki seda õpet kasutab Ameerikas tegelikult rohkem õpilasi, kui Eestis üldse õpilasi on. Ja on väga levinud küll, aga ometigi iga hea lahendusega tulevad kaasa ka mõned nõrgad küljed, et kus see ei tarvitse nii väga õnnestuda. Ja siis ka, ütleme, miks õpilased meil nii kiiresti nüüd ära väsivad, nagu ajalehes koolijuhid kurdavad tihti põhjuseks on see, et nad just rakendavad seda enesejuhitud õppimist. Ja siis tegelikult on nüüd ütleme koolis õpetamisel see eelis, et õpitakse ka ütleme sotsiaalse õppimisega, peegelneuronitega. Õpilane lihtsalt vaatab ja saab selgeks. Ta ei pea kuskilt uurima ja puurima. Nii, et ütleme, seda momenti kindlasti asendada ei saa, sest inimene on evolutsiooniliselt kohanenud õppima tegelikult vaatluse ja jäljendamisega ja viimase sadast alles hakkab mõtlema. Aga jah, igale ühele on erinevad asjad efektiivsed ja see on nüüd üks asi, millega tuleb hakata tõsiselt tegelema ja kõigepealt tagasiside. Kõige olulisem on see tagasiside, mille õpilased annavad õpetajale. Sest selle järgi peaks õpetaja kohandama oma õpetamist. Ja PISA 2018 tulemuste põhjal just kõige tugevamaid faktoreid riikide järjestusele oli just see, kuidas erinevad õpetajad suudavad kohaldada oma õpetamist igale õpetajale, igale õpilasele. Aga aitäh, ma arvan, et see individuaalse lähenemise teema oli see, mis kevad meile võib-olla nagu selgemalt lauale tõi, et tõesti see arusaam, et kõigile ei sobi see distantsõppe, kõigile ei sobi see nii-öelda silmast silma õppe nii hästi, aga ma küsiks edasi Äli ja Margus teie käest, et mina olen lugenud pigem neid uuringuid, mis ütlevad, et mis see võimalik kahju on sellest distantsõppest, et ma ei tea, OECD arvutas siin ka majanduslikult välja, mis suure kahju see nii-öelda 3 kuud distantsõpped kaasa toob ja kuidas teil nii-öelda lugemusega on, et kas pigem positiivseid näiteid uuringutest või pigem negatiivseid? Ma siin natuke juba eelkõneleja viitas endale, et see oht ongi kihistumisel, eks ole, ja et erinevatest sotsiaalsetest nagu oludest pärit lapsed, nende ligipääs haridusele lihtsalt need käärid veel suurenevad. Et see on nagu selleks suureks ohuks ja võib-olla midagi veel, mis ma enne veel mõtlesin, et ja sellest on päris palju ka räägitud ja püütakse teadvustada seda, et seesama, et ütleme, et kui meil on kui me mõtleme ka selle peale, et meil on järjest rohkem kõiksugu võimalusi, vahendeid, et õppimist näiteks tõhustada. Ka siin oli sellest artificial intelligence'ist juttu ja me võime igasuguseid muid asju ka veel mõelda. Aga järgmine küsimus, kellele on see ligipääs? Kes tegelikult saavad neid kasutada? Et kas see on eliit, kellel on ligipääs või see on siis tõesti valdav osa elanikkonnast, et kas kõik saavad selle ligipääs? Sellised küsimused tulevad siin. Et Mõtleks Margusele ka aega vastata. Ma tahtsin minna edasi selle koha pealt, et kõlas siin
nii lastevanemate sõnumist kui Einar Rull, mis ka natukene rääkis sellest nii-öelda enesejuhitud õppimisest, mis on ühelt poolt nii-öelda raske, sest nõuab õpilaselt pingutust. Noh, mis teistpidi, ma mõtlen õpetajate, koolijuhtidena me kogu aeg mõtleme, et aga seda me ju tahamegi. Me tahamegi, et õpilased pingutaksid. Loomulikult võib olla niimoodi, et koolis võib käia olla raske, kui peab liiga palju pingutama. Kui kogu see kooliaeg, meil üldhariduskool 12 aastat, iga päev peaks pingutama 8 tundi, siis see kooliõpilase pingutus on kordades suurem kui see, mida me ootame täiskasvanud inimeselt tööl. Õpetajalt me ootame nädalas 35 tundi tööaega ja õpilaselt me ootame seda palju-palju rohkem tegelikult. Et me justkui kuskil laseme nii-öelda võib-olla lati alla selleks, et võib-olla saab ka lihtsalt olla koolis ja ei pea pingutama. Aga ma tahtsin selle õppimise viiside juurde tulla nagu tõesti tagasi, et meie hea kolleeg, külalisprofessor Tartu Ülikoolis siis Robert-Jan Siimons on oma kolleegidega toonud välja 5 sellist metafoori, mille alusel ta on kirjeldanud, et kuidas õpivad nii täiskasvanud õppijad kui ka õpilased. Ja nüüd need 5 on sellised, et natuke on siin kõlanud, et me lihtsalt omandame kuskilt, kas kellelgi targalt või mingist raamatust, siis me võime harjutada midagi, mingit oskust, mingit kehalises kasvatuses, pillimängus, aga ka loodusainetes, eks ole. Me võime, nagu siin oli, me võime nii-öelda läbi osalemise, mingis protsessis osalemise, midagi tehes võime õppida. Või me võime siis nii-öelda kavandada ise sellist nii-öelda avastusprotsessi ja läbi selle avastusprotsessi õppida. Või siis 5 on siis selline nii-öelda tõesti nagu Einar Rull ka viitas juba selline koostööine õppimine, kus me läbi sellise ütleme, teistega koostöö saame midagi rohkem, kui me üksi õppides saaksime. Me viisime oma kolleegidega siis Tartu Ülikoolist kevadel läbi intervjuusid õpetajatega, et kuidas nad toimetavad nüüd COVID-19 tingimustes. Ja oleme lugenud, mida teised on ka uurinud, kirjutanud kogemustest kevadel. Ja see näitab ühte sellist ütleme sellist, ma ütleks ülemineku ajades tendentsi, mis võiks olla väljakutse tulevikuks. See näitab seda, et varasemast enam hakati tähelepanu pöörama või ütleme rakendama siis seda nii-öelda omandamise metafoori abil õppimist ja harjutamise metafoori abil õppimist. Ehk siis videos õpetaja rääkis, õpilased kuulasid. Või õpetaja jagas materjali kätte, õpilased lahendasid ja tähtajaks pidid esitama tulemused. Ja hoopis nii-öelda või siis anti harjutused kätte, harjuta, lahenda ära, ma pärast parandan. Aga jäi tahaplaanile see, mis üha rohkem meil muidu on Eesti hariduselus nagu hakanud välja paistma. See nii-öelda üheskoos õppimine, mis on tegelikult tänapäeva tehnoloogiliste lahenduste abil ka võimalik. Ka video vahendusel me saame õpilased koos panna tegutsema, ütleme. Me saame avastusprotsessi kasutades minu pärast veebipõhiseid simulatsioone läbi viia. Me saame kõike seda teha, aga ma tahaks nagu näha nüüd seda, et mis võiks selle väljakutse selleks nii-öelda järgmiseks etapiks, kui me nii-öelda harjume selle olukorra muutusega. Viide oli ka evolutsioonile, et kui tuleb katastroof, siis esimesel hetkel osa surevad ära bioloogias. Ja teised, kes jäävad ellu, need peavad kohanema kuidagi muutunud situatsiooniga. Ja me praegu ilmselt olemegi nüüd nii-öelda sellest kevadisest katastroofi situatsioonist üle saanud. Ja nüüd on siis küsimus, et mis jääb selles koolis ellu? Mina tahtsin küsida Toomase ja Mari käest, et me siin rääkisime ebavõrdsuse murest, et nii-öelda uuringute järgi, et kas te nagu oma koolis ka seda nii-öelda ebavõrdsuse muret, ma ei tea, üks on see, et õpilastel ei ole kodus arvutit, et seal paistab see ebavõrdsus nagu väga selgelt silma, aga ka muus mõttes, mõnel oli lapsevanemad kodus, teisel ei olnud, et kuidas see ebavõrdsus nagu tegelikus koolielus kajastus, et ma ei tea, anname daamidele enne sõna. Meil on gümnaasiumi osa, eks ole, et seal on 10–12, et nendega on natukene lihtsam mingis mõttes, aga et ebavõrdsus tekkis seal, kui noor on koduses keskkonnas hästi keerulistes oludes ja ta pidi Tartust ära minema koju tagasi ja tal ei olnudki mitte mingil juhul võimalik, ütleme siis sellest kodusest sotsiaalsest keskkonnast tulenevalt tehnilise probleemiga ei olnud, aga et
pidime ka hästi kiiresti kohanema selles osas, et missugust tuge noored vajavad, ehk et meie õpilasnõustaja ja siis kooli psühholoog, nemad olid küll rakkes ja kõik õpirühmade juhendajad, et nende koormus suurenes märgatavalt, tuntavalt, et kui enne oli võimalik koolis kiiresti vahetunni ajal noortega rääkida, nende tunnis olekut tähele panna, siis nüüd seda kommunikatsiooni aineõpetajate ja õpirühma juhendajate vahel oli nii palju rohkem vaja, ehk et ta tõstis ikkagi õpetaja koormust. Aga et meie koolis ma ei märganud või me ei pannud tähele ka õpilaste tagasisidest tulenevalt, et need olid üksikud väga markantsed juhtumid, millele me saime õnneks üsna kiiresti kohe jälile, aga me pidime hästi palju ikkagi õpetajatega tegema neid Zoomi vestluseid ja kiireid kohtumisi, et me saaks teada, kes on need noored, kes on ebavõrdsetes oludes ja vahepeal oli ka vaja luua olukordi, kus koolimaja uksed tehti lahti, pikad vahed, võtad arvuti, vahetad selle ära, digituge oli palju vaja. Aga väga suurt gümnaasiumis meil, kes me saame ikkagi täna õnneks veel õpilasi valida, et seda ei olnud seal, et see on selles mõttes nagu oli tugevus, aga pani meid kõvasti mõtlema ja õppima. Põhikoolis olukord teine? Absoluutselt. Tegelikult gümnaasiumis on tegemist juba inimestega, kel on oma välja kujunenud maailmavaade, omad õpiharjumused, põhikoolis ei ole. Kui me hakkame sealt eestotsast peale, siis tegelikult esimesed 3 klassi esimene kooliaste, mis on kõige olulisem ja kus tegelikult on see lähema arengutsoon, kus on vaja õpetada rohkem sotsiaalseid oskusi kui mingisugust ainealast teadmisi. Ja see pool tegelikult üle neti, seda on väga raske teha. Aga ma ei ütle, et võimatu. No meil oli selles mõttes hea, et me olime ettevalmistatud, me oleme aastaid teinud e-õppepäevi ja kuskil nädal valmistasime ette, kui märtsis see pauk käis, siis me olime nädal juba sellises ettevalmistavas tsüklis. Ja kuigi ka siis, kui see tuli, siis me lõikasime paljude asjadega näppu. Me ei näinud ette teatud tulemeid ja üks, mille me kaardistasime küll natuke hiljem ära, oli ka see, et milline on arvutitega varustatus, mis saab siis, kui on 5-6 last peres, kõigil ei jagu samal kellaajal. Üks kõige selline meist mitteolenev asi on võrk, kiire internet, mida tegelikult täna kas üldse internetti on või peab mäe otsa ronima kuskil, et sealt kätte midagigi saada. Et kõik need asjad hakkasid mõjutama ja seal tuli hakata otsima lahendusi. Me olime orienteeritud ainult ühele asjale, kuidas me selle asja ära lahendame. Kogu meie nagu omavaheline suhtlus käis nagu case lahend. Ja esimene nädal oligi selline väga tulekahjude kustutama. Edasi läks juba natuke paremaks, kui me suutsime jagada oma arvutid laiali lastele, kellel oli vajadus selleks. Kui me saime mingisugused alternatiivsed võimalused nendele lastele, kus net oli väga vilets. Kui me leidsime üles need lapsed, kes selles süsteemis ei tule toime, tõime circa 550-st umbes 20 last, kes jäid auku. Kuidas me nendeni jõuame, selline, siis tuli kasutada juba telefone. Kogu see asi oli meie jaoks sel perioodil ikkagi, kuidas saab mingeid asju teha. Mitte see, et ei saa, sellepärast, et ikkagi lahendustega orienteeritud rohkem. Küsiks kõigi käest, et igaüks oma vaatenurgast uuringute poole pealt või nii-öelda kogemuse poole pealt või tõesti lapsevanemana, et kui me vaatame nii-öelda Eesti uusi või nii-öelda haridussuundumusi, ega need ei ole ka uued, et väga paljud neist on juba siin aastaid olnud, aga me tahame, et õpe oleks paindlikum, et nii-öelda oleks võimalik võib-olla kodust õppida aega, et oleks nii-öelda võimalik võib-olla rohkem valida õpete sees, et oleks individuaalsem, et talente väärtustatakse enam, et andmeid kasutatakse õppede paremaks planeerimiseks enam. Mõnes mõttes kõik need teemad, eks ole, andis või see eriolukord andis nagu mingisuguse tõuke või uue vaate nendele teemadele, selle individuaalsuse teemale, paindlikkuse teemale. Et tegelikult hirmsasti huvitab see, et kui me teame, et õpilastele sobivad erinevad õpetamisviisid ja nüüd meil saime kogemuse ühest ja teisest ja me näeme, et mõnele sobib üks paremini, teisele teine. Et ikkagi, kas me nüüd läheme samamoodi edasi või me oleme valmis ka võib-olla natukene sellise nagu ebavõrdsuse hinnaga siis
lubama neid paindlikumaid õppimisviise just ka läbi selle distantsõppe, või distantsõppe võimaluste, et ma ei tea, kes on keegi, kes tahaks alustada, et kas me näeme, et me liigume nii-öelda õiges suunas tänu sellele eriolukorrale või tegelikult on see, et sa nägid, et ebavõrdsus kasvas ja toome lapsed siiski kooli tagasi, et siis on need saavad ühtemoodi olla. Jah, see tõepoolest liigutab õiges suunas sellepärast, et lihtsalt koroona olukorras ei saanud enam teistmoodi käituda. Kui tavaliselt on kombeks öelda, et hariduses muutuste tegemine on nagu surnuaia kolimine, siis koroona tingimustes käis see surnuaia kolimine väga kergesti ära. Ja siis väga huvitav oli Häti ettekanne umbes 6 aega tagasi Kataris olukorra kohta Victorias, kus ta leidis ka, ta suhtus väga üleolevalt kõikide riikide hariduskontseptsioonidesse, nimetades neid haridusutoopiateks. Et nendel praktiliselt mõju nagu puudub võrreldes koroonaga. Et kui palju eurorahasid me oleme pannud sisse selle ja teise asja tegemiseks ja nüüd tuli koroona ja tegi väga paljud asjad ära. Nüüd sa ei saa niimoodi õpetada, et sa ei vaata, mis õpetamisest pärale jõuab. Sa pead kindlasti ka selle järgi häälestama. Ja tuleb välja, et miks need maavärina ajal Christchurchis need tulemused tõusid, olidki see, et õpetajad väga tähelepanelikult kuulasid, mis jõuab pärale, sest nad said aru, et neil pole aega kõige õpetamiseks. Nad õpetasid ainult seda, mida õpilased ei oska ja korralikult. Ja tulemus oligi, et tulemused kasvasid ja pärast kukkusid. Nii et nüüd ka põhiline, mis tuleks õppida, et õpetajad õpiksid rohkem õpilasi kuulama ja selle järgi oma õpetamist ka kohandama, nii palju, kui see on võimalik. Tohin, ma lähen siit edasi. Minu jaoks mul tundub, et siin, miks on meie nii-öelda arusaam praeguse põhjal on see, et ülitähtsad, Toomas Kink juba enne nimetas, ei ole mitte ainult ainealased teadmised, vaid ka mingid üldisemad oskused. Näiteks praegu selles kontekstis me mõtlemegi õpioskustest. Oskus õppida erinevates keskkondades. Nii selles nii-öelda tavakeskkonnas, kui ka selles nii-öelda distantsõppele omases keskkonnas. Ja see on see, mis tuli välja võib-olla mõnikord nii-öelda mõnedele õpetajale võib-olla üllatuslikult, et õpilased ei oskagi tegelikult õppida sõltumata sellest, kas nad on täna nii-öelda põhikooli esimeses astmes või juba gümnaasiumis. Et see mõlemalt poolt tuleb nagu välja. Ja siin ma hea meelega nii-öelda meenutaks ühte Hispaania teadlast, Ernesto Panaderot, kelle töödega me oleme nüüd viimasel ajal palju oma asju ka sidunud, kes on nagu avanud sellise enesereguleeritud õppimise protsessi läbi 4 erinevale valdkonnale keskendumise 3 erinevas õpiprotsessi dimensioonis. Et kõigepealt me peame nii-öelda hakkama kavandama õppimist ja see on see asi, mida tihtipeale on võib-olla teinud õpetajad ära õpilaste eest ja õpilased ei oska. Sest meil on riiklik õppekava. See on mõtlemise koht, et kas meil on üldse vaja riiklikku õppekava. Võib-olla on, aga mille jaoks? See on teine küsimus. Siis meil on nii-öelda kooliõppekava, jälle õpetajad mõtlevad, eks ole, kui palju on küsiks niimoodi koolijuhilt, eks ole, või Mari ka koolijuht, eks ole, et kui palju on õpilased kaasatud kooliõppekava kujundamisse. Ja kust me harjutame, ütleme, seda oskust enda jaoks eesmärke seada õpiprotsessile. On see siis nüüd nädalaks või on see siis pikaajalisi eesmärke endal seada ja mis need pikaajalised eesmärgid on? Aga selle nii-öelda planeerimise, õppimise planeerimise kõrval, see õpiprotsess ise ja pärast sellele tagasivaatamine. Et mida ma sain teada, aga mida ma ka õppisin selle õppimise kohta. Mitte ainult, et mis on see nii-öelda õpitud tulemus, vaid mis on see, mida ma sain teada, kuidas ma õpin, kuidas teised õpivad. Ja kui me läheme selle sama sotsiaalse aspekti juurde, kuidas mina saan toetada teisi õppimisel, et teised saavutaksid ka oma potentsiaali ja siis me nii-öelda tegelikult kaotame ära selle ohu selliseks nii-öelda vaimses mõttes segregeerimiseks. Et tegelikult iga õpilane saab suurema tõenäosusega, mida õpetaja üksi ei jõua, aga kaasõpilased aidates jõuavad, saab rohkem saavutada oma potentsiaali. Aga nüüd 4 valdkonda, mis sellest Panadero töösteks nagu välja tulevad, paistis ka, et me oleme rohkem tähelepanu pööranud nii-öelda kognitiivsele aspektile. Ehk siis, kuidas mõtelda ja kuidas mõtlemisprotsesse toetada õppimise käigus. Vähem metakognitiivsetele aspektidele, ehk siis kuidas ma mõtlen mõtlemisest ja sellistest asjadest. Aga veel vähem, nagu uuringud näitavad, siis motivatsioonile ja eriti vähe emotsioonidele. Mis nüüd paistis, et selles samas distantsõppe situatsioonis, kui me viisime läbi ühe suure
metaanalüüsi, meil olid väliskolleegid Daniel Hoosiar ja teised, kellega me uurisime seda, et kuidas on veebipõhises õppes toetatud küll ühe spetsiifilise nii-öelda sellise vahendiga nagu avatud õppija mudeliga erinevate eneseregulatsiooni aspektide nii-öelda saavutamist, siis me nägime, et emotsioonid on praktiliselt täiesti online õppes kõrvale jäetud. Ja see mul tundub, et paistis praegu ka kevadel nagu välja, et me nii-öelda õpetajatena mõtlesime ka kõrgkoolis õpetajatena, meie ise ka, rohkem sellele, kuidas see aine ja aine eesmärgid saaksid saavutatud, aga kuidas, ütleme, õpilased ja õppijad, täiskasvanud õppijad, kus iganes, oleksid motiveeritud ja kuidas oleks ka nende nii-öelda emotsionaalne rahulolu, tasakaal saavutatud, et need on asjad, mis vajavad tulevikus palju rohkem tähelepanu ja mina tahaks tõesti näha piltlikult öeldes riigieksamit või põhikooli lõpueksamit emotsioonide reguleerimises ja mitte niivõrd väga matemaatikas, vabandust. Sest kui see on olemas, siis tuleb matemaatika ka. Ma kirjutan 2 käega kõigile alla ja minu meelest selle, ütleme, kui see küsimus on, et kas me sellist kooli tahtsime, siis ma ütleks, jaa, me saime lõpuks õppiva kooli. Et ma näen täna seda, et see, mis sa, Margus, rääkisid praegu, et kui meie meeskond õpetajatest oleks praegu siin, seda oleks mingi, jaa, räägime, küsime, et neil on nii palju rohkem küsimusi, et nad olid ise üle pika aja selles õppija rollis, et me teeme seda kavandamist, me teeme seda automaatselt, aga mitte teadvustatult. Aga kui palju nüüd lihtsam on õpetajatega koos õppida, et kui palju me enam sellele saame koolis keskenduda, siis nad kogesid selle ise kõik läbi. Et minu meelest see on kõige nagu, ma näen just meie kooli meeskonna poole, ma arvan, et see on üldse niimoodi, et õpetaja õppis ise õppima just see emotsioonidega toime tulemine. Paljud õpetajad, enamik on ju kodus emad, eks ole, neil on võib-olla 4 last kodus ja siis hästi oluline on see, et ma ei tulegi ise oma emotsioonidega toime, aga kuidas see 7. või 3. klass seal samas kõrval seda tegema peab, et see tuli nagu hästi kogemuse kaudu ja kõik korraga, aga et see minu meelest on andnud nagu õige ja hea aluse ja hästi viljaka pinnase, et siit saab minna edasi selles suunas, et me oleme õigel pool teel ja ma kaotaks eesti keele riigieksami ka ära. Jumala rõõmu. Aga Äli ja siis Kristi. Et siit juba kõlas, ma jäin sinna, et mis alguses küsisid, et meil on see siht, eks ole, paindlikkus suurendada, koroona justkui võimendas. Margus rääkis siin sellest Panadero raamistikust ja puudutas motivatsiooni ja siit tulid juba, ütleme, väga palju tunti ära neid mõtteid. Et ma tahtsin ka tegelikult motivatsioonist rääkida ja sellest, et võib-olla ja seda, et kuidas seda paindlikkust suurendada. Et see tähendab ka seda, et me peame vähendama sundi ja survet. Me peame vähendama seda, et õpetaja ütleb, või õppekava ütleb või midagi riigieksam dikteerib, mida peab õppima. Vaid ruumi peabki tulema selleks, et ma saan valida, mida ma õpin ja ega see ei tähenda ka, et ma ainult kõike valin. See tähendab ka seda, et kui ma õpin midagi, mida ma tingimata ei taha või ma ei vali, siis ma vähemalt saan aru, miks ma seda teen, kus seda vaja on. Ehk siis seda rakendatavust, sellele tuleb rohkem tähelepanu pöörata ja see tähendab seda, et tõenäoliselt tuleb maksta lõivu siis sellest, ütleme, ainealaste teadmiste mahu arvelt, mida me muidu sellise survega tavaliselt, eks ole, saavutame, aga sellisel juhul, kui me oleme selle motivatsiooni rohkem tähelepanu pööranud, see on lihtsalt püsima, mis me sealt saame. Ja need teadmised, mis on omavahel paremini integreeritud, need on püsivamad ka. Et ma nagu väga nagu sinnapoole ka, ütleme, et paindlikkust jah, aga siis selliselt, et me saame valida. Tundub, et meil võiks olla juba nii palju enesekindlust küll oma hariduse headust, et jah, jääb mõni ajaloo fakt võib-olla puudu, eks ole, aga et võidame nii palju kuskil mujal, aga Kristi ja siis Toomas. Ma praegu kuulasin eelkõnelejaid ja siis ma sain aru, et see hakkab tööle siis, kui meie vanemad saame selle kasust aru. Ehk siis kõik see, mida te räägite, mis on need raamistikud, see, mis tuli tagasisidest välja, ma nägin seda ka meie tagasiside küsitluses, kus vanemad on toonud välja kõike seda individuaalsust, paindlikkust ja nii edasi, aga see on väga pisku vanemate osa. Ehk siis ma tunnen ka ise vajuvat sellesse nagu mugavustsooni, et ahah, sul on ülesanded ja need tuleb lahendada. Ehk siis see, mis on seal see taga, see emotsioon, laiem kontekst, see kõik jääb olemata, sest me tegelikult lahendame ainult ülesandeid ja saame linnukesi. Ja vanem kodus
käib ja muudkui ajab, et sa pead istuma ja need linnukesed peavad olema tehtud isegi tajumata seda ja mitte tähelepanu pööramata sellele, et tagasisidet lapselt ja õpetajalt nad isegi ei oota, vaid et ta näeb e-koolis, et on arvestatud, mitte arvestatud hinne, linnuke ja see on vanema jaoks rahulolu, aga see ei peaks nii olema, et kõik see, mida ma kuulen, see ongi õige ja tõstan ka käed üles ja ütlen, et meil nagu vanematena on väga paljusid minna, aga mina ütlen teile, et tulge ja aidake vanemaid nendest asjadest aru saada, mitte et ma ütlen, et keegi ei ole seda teinud, aga vanematel on lihtne uppuda oma igapäeva ja neil puudub ka laiem teadmine kõigist neist raamistikest ja asjadest, mille raames mõelda, et tulge, ma kutsun, tulge rääkige meil Reinikus vanemate kogus, kõik on väga tänulikud ja see ei ole ühe kohtumise teema, vaid seda tuleb kogu aeg kasvatada, aga niipea, kui me saame need vanemad kaasa, niipea on need lapsed õnnelikumad, emotsionaalsemad, kõik toimib nagu palju paremini, et see kool, vanem, seal ei ole nagu küsimust ammu juba, et see peab töötama koos, aga mulle tundub, et alustama peame vanematest ja kodust. Toomas. Igasugune eakriis on selline asi, mida tuleb nagu ära kasutada ja nüüd mõtlesin siin, et mis tegelikult on saanud täna takistuseks, on see, et meil on selline õppekava, nagu ta on, mis on minu jaoks on ta ajale jalgu jäänud, ta ei võimalda, ta ei lase teha, ma olen kõigi eelkõnelejate mõtetega nõus, aga kui me lähme nagu pragmaatilisele tasandile, kuidas seda asja ellu viia, siis tulevad ette riigieksamid, siis tulevad ette igasugused tasemetööd, siis tulevad ette riiklik õppekava ja kus tegelikult istub üks selline tähtis ametnik, ükskõik mis posti peal, natuke treerin nüüd siin ja ütleb, et kuidas on õige, kuidas sa peaksid tegema. Selle asemel, et usaldada kooli, usaldada vanemaid, usaldada lapsi, et see on kuidagi ülereguleeritud. Meie väga autonoomne koolisüsteem on üle. Meil ei ole väga autonoomne koolisüsteem. Meie koolisüsteemile paneb rõkk tegelikult riiklik õppekava, paneb piirid ette. Jah, ma olen täna seda meelt rääkides tulevikukoolist, et ainetevahelised piirid peaksid kaduma, kodutöid ei peaks andma, õpetajad ongi multifunktsionaalsed, suudavad erinevaid asju anda erinevates kooslustes, võib-olla meeskonnatöös, klasse ei peaks olema ja mis iganes veel. Ehk tegelikult see on selline unistus, kuhu võiks liikuda hariduses, mis annab parema tulemuse ja mis seesama loob selle, et õppimine toimubki positiivse emotsiooni peal. Negatiivse emotsiooni pealt ei ole võimalik õppida. Aga kui meil kuklas istub kogu aeg üks riigieksami piits, siis tegelikult tekitab see osades lastes negatiivse emotsiooni, nad teevad selle ära, kasu ei ole sellest. Me teame täna neuropsühholoogilisi uuringuid. Neid tuleb hästi palju, viimase 20 aasta jooksul on neid tulnud säänseid ja määnseid. Aga võiks ju sealt natuke vaadata, kuidas inimene õpib, kuidas inimene mõtleb, võtta need asjad aluseks ja kujundada hoopis teistsugust koolisüsteemi, kus inimesel ongi võimalik oma võimed välja arendada. Ja see on see individuaalsus. Iseenesest huvitav, Margus, jah, ma annan sulle, ma ei tea, kas vastulauseks või kaasa? Ma tahtsin tegelikult kaasa minna selle mõttega, siit tegelikult hakkas juba älist pihta ja siis liikus nagu edasi. Eksamid ja riigiõppega ära kaotada. Ma räägime praegu ühest sellisest märksõnast, mida ma võtaks ühe sõnaga kokku, autonoomia. Aga ma tahaks sinna juurde tuua vastutuse aspekti. Ja ma tahan nagu öelda nagu seda, et autonoomia on hästi-hästi oluline ja meil on võib-olla seda tegelikult rohkem, kui seda väljendatakse või tajutakse. Ja me mõnikord võib-olla ka nii-öelda poeme natukene selle nii-öelda kaitsekilbi taha, et mingi asi ei luba või aga võib-olla see on natuke inimtüübis ka kinni, et ma ise olen selline hästi nii-öelda vabameelne, ehk siis ma ei ole alati, ütleme, kinni nendes regulatsioonides, vaid näen võimalust nende taga toimetada nii, nagu ma arvan, et õige on. Aga mis ma tahtsin selle juurde nagu tuua on see, et ja see on hästi hea nagu mõte, et tegelikult lapsevanemad saavad sellest nii-öelda õpilaste arengus, eks ole, tähtsat rolli mängida ja kogu see eesmärgistamine ja toetamine ja edasi. Mis on, ma arvan, selle koroona ja õppetund ka kindlasti on see, et me ei saa nagu võtta kõik Eestis inimesed seda sama rolli, vaid me peame selle vastutuse natuke ära jagama. Kevadel kohati, mis meile kogunud tagasides ka välja tuli, oli kohati oli see, et lapsevanemad
olid valmis või õpetajad jätsid liiga palju vastutusvõimalust lapsevanematele. Ehk siis kohati nii-öelda õpetajad oma autonoomia juures ei võtnud seda vastutust enam ise, kuigi loomulikult teatud kohtades oli väga hästi ja kõik toimis, aga praegu ongi niimoodi, ma arvan, et meil ei tasu nagu loota seda, või seada sihiks seda, et lapsevanemad võtavad, ütleme, väga suure vastutuse selles protsessis. Loomulikult nemad peavad võimaldama keskkonna, ütleme niimoodi, aga ma tahaks nagu näha rohkem seda, et tõesti selle nii-öelda õpioskuste arenguga suudab õpilane alates nüüd lasteaiast järk-järgult. See ei saa niimoodi, et eile ei olnud, täna on. Aga et lasteaiast järk-järgult alates võetakse järjest rohkem vastutust. Me täna nägime, et ma ei tea, gümnaasiumi õpilane võib-olla oskab, aga põhikooli 3. astme õpilane ei oska ise nagu endale eesmärke seada, õppida, korraldada oma nädalaplaani ja lapsevanem peab tulema appi, siis me ei saa päevapealt seda muutust. Aga mis ma nagu tahaksin nagu öelda, et jaa, meil on tegelikult Eestis üks suur probleem, on nii-öelda tõesti lapsevanema haridus. Ja meil ei ole tegelikult, ütleme, ei ole meil ülikoolides seda jõudu, et me saaksime selle vastutuse endale võtta. Ja ei ole ka koolidel, lasteaedadel tegelikult seda jõudu, et nad saaksid lapsevanema haridusega nagu tegeleda. Et see on nii-öelda riiklikult nii-öelda strateegiline küsimus, et kuidas seda nagu toetada. Sest meil on kõigil nii-öelda oma vastutusvaldkonnad. Ülikoolis meil on nii-öelda eelkõige uut teadmust luua ja selle tuginevalt õpetada uut põlvkonda õpetajaid ja praegusi õpetajaid nii-öelda täienduskoolituse raames, eks ole. Aga ja koolis on eelkõige nii-öelda võib-olla vastutus selles, et mis saab nendest õpilastest, kes on koolis, lasteaias, mis saab nendest lastest, eks ole. Aga nüüd, et kes siis lapsevanemate eest vastutab? Ma ütlen, et vanemad ise tihti ka liiga agaralt võtavad neid rolle ja vastutusi, et nad isegi, aga nad ei saa aru ka, et see ei ole praegu minu koht siin, vaid see laps peab sellest punktist ise üle tulema, aga me ei oska seda ära tunnetada. Absoluutselt, see on nagu mure ja ma toon siia paralleeli kohe vabandust, ma toon nagu südamekirurgidega, mul meeldib ikka tuua paralleeli, et kui me läheme südameoperatsioonile, siis me lapsevanematena või ma tean, laps läheb, eks ole. Me ei mõtle nagu seda, et kuidas, mida me saame selle ise ära teha. Äkki teeme seal anesteesia enne ära. Et siis on nagu sellel südamekirurgil nagu parem toimetada. Aga kohati ütleme selles nii-öelda koolielus, ma olen näinud Eestis natukene niimoodi ohtliku tendentsi. Ehk siis, et õpetaja professionaalsust enam ei hinnata. Ja see on, ütleme, läbi ka selliste, just nimelt kohati, ma ei taha kedagi konkreetselt välja tuua, aga selliste nii-öelda uute algatuste selline varjukülg, et tekibki selline tunne, et õpetajaks võib saada näiteks lapsevanem või mingi muu eluala esindaja sellega, et ta läheb klassi uksest sisse. Ja nüüd ma olengi õpetaja. Silmad säravad, Silmad säravad ja ma olen õpetaja. Aga ma tahan öelda, et meil on Eestis õpetajate koolituse raamnõuete järgi praegu selleks, et õpetaja olla 5 aastat koolitust. Ja see meil on nõutud ja kes ei ole 5 aastat ja meil on täna kahjuks, me oleme nii selles situatsioonis, me oleme õpetajakriisis, meil on väga palju neid õpetajaid koolis tegelikult ka, kellel ei ole seda koolitust. Ja meil peame ka koolijuhtidele mõtlema, et kuidas me saame neid kiiresti toetada, et nad ei jääks hätta, et nad ei jääks üksi selle vastutusega, vaid et neil on kaasvastutus tegelikult vanemalt kolleegilt, mentorsüsteemid ja nii edasi, eks ole. Et siis see asi nii-öelda saab vastutustundlikult nagu toimuda kogu see õppeprotsess. Et praegu, et me peamegi nagu võtma selle, et meil on oma vastutus vanematena, meil on õpetajatena, meil on ülikoolis teadlaste ja õppejõududena ja me peame tegema koostööd. Siis me mõistame, kus on piirid meie jaoks. Ma teen siin väikse pausi, ma annan Toomas sulle kohe pärast sõna, aga me vaataks ära veel viimase video õpetajate vaatest sellise tuleviku vaate kohta ja siis tuleme siia stuudiosse tagasi. Just reaalsus on meil iga päev meie ees, eks ole. Ja kui me on küsimus niisugune, kas sellist kooli me tahtsime, siis ma arvan, et ühegi kooli, ka meie kooli arengukavas on kindlasti sees, et meil tuleb distantsõpe. Midagi kindlasti muutub. Kogu aeg muutused toimuvad. Aga kui nüüd spekuleerida sellel teemal, et kas selline loenguvorm ja frontaalne õpe jääb minevikku, ja sellised alternatiivsed vormid, hübriidõppe ja veebipõhine õpe, et kas nendest saab see uus normaalsus, siis
mina siin väga spekuleerida ei julge, kuigi miskipärast mul on selline tunne, et õpetaja siiski võiks jääda ja jääb tulevikus ka füüsiliselt klassi ette pigem. Ma arvan, et üks normaalsuse osa saab olema see, et kunagi ei saa olla mugav, et sa tead, et tulevik on selline, ma teen täpselt selliseid asju. Nii õpetajad kui õpilased peavad olema valmis kiireteks muutusteks. Ehk siis õpilased ja õpetajad saavad kontrollida seda, mida nemad saavad kontrollida ja see, mis maailmast tuleb, seda me ju kontrollida ei saa. Järelikult sellepärast me muretsema ei pea. Me ei pea kartma seda, kui midagi tuleb suure hurraa ja pauguga sisse. Kui uus normaalsus ongi lapsekesksem, veel lapsekesksem ja individualistlikum lähenemine, sellises õpikeskkonna kujundamises, sobivate lahenduste leidmises, siis ma arvan, et ma tahan küll töötada. Aga kui on näiteks enamasti veebi vahendusel õpetamine, siis seal ma ei taha töötada. Mulle meeldib otse vahetu kontakt lastega. Mina väga tahan selles uues normaalsuses õpetajana töötada, sellepärast, et esiteks arenesin ma ise tohutult ja teiseks ma õppisin palju paremini tundma siis seda, mida tegelikult õpilased ootavad. Ja, tahan kindlasti, et ka kui on vaja, siis ka distantsõppel õpetajana töötamisel on omad võlud, on oma väärtus ja loomulikult tahan ikka. Ma ei julge väita, et kui nüüd see uus normaalsus sõltuvalt sellest, milline see uus normaalsus tuleb, ma ei julge väita, et ma panen õpetajaameti maha. Teisest küljest minu jaoks on hästi oluline kontakt õpilastega. See on minu meelest õpetaja ameti üks kõige ägedamaid külgi üldse. Mina tahan töötada sellises uues normaalsuses, kus jätkuvalt on väljakutseid ja ma saan areneda ja mul on vabadust oma tööd teha väga mitmekesisel moel. See, mida õpetajad siin ütlesid, et ma ütleksin niimoodi, et pigem optimistlikult vaatasid tulevikku, et tahaksid selles uues normaalsuses töötada, et küsimus on see, et mis see uus normaalsus on, et mis me täna esimese 3 tunni jooksul minu jaoks oli ikkagi hästi positiivne kogemus see, et mitmed koolid on teinud täna põhimõttelisi muutusi läbi, kas siis nädal e-õppes või 1 päev nädalas e-õppes ja mitte lihtsalt nii sellepärast, et hoida koroonat siin kuidagi kontrolli, vaid sellepärast, et nad nägid, et kevadel, et sellest on abi just sellesama enesejuhtimisoskuste, et me ei saa õpetada ennast juhtivaid lapsi, kui meil on nii-öelda kogu aeg meil klassiruumis koos. Et selleks, et nad saaksid ennast juhtida, peavad nad olemagi natuke distantsil ja me peame andma neile nii-öelda pikemaajalisi ülesandeid. Et ma ei tea, Toomas, kuidas sa vaatad sellele, et on vaja põhimõttelisi muutusi koolis, et me saaksime nii-öelda liikuda nendes suundades, kus sa arvad, et Eesti kool peaks liikuma? Nojah, mina ei ole sellest uuest normaalsust aru. Mina saan sellest aru niimoodi, et tegelikult on situatsioon, millega paindlikud organisatsioonid kohanevad. Ja see ongi järgmine normaalsus. Aga see, et me just ei lange tagasi, et kui koroona kaob ära, et siis teeme jälle nii, nagu oli. Kindlasti mitte. Ja minu meelest nagu see fookus, siin kõlas läbi ka ennast juhtiv õppija. Kuidas me seda saavutame? Tegelikult on see läbi sotsiaalsete oskuste, oma mina pildi, mida me koolis saame õpetada. Aga kui me täna keskendume ikkagi valdavalt ainete õpetamisele ja need asjad ongi sellised natuke iganenud juba, kui maailmas on ainetavarised piirid kadunud, siis tegelikult koolis on kõik kastides. Ja see omavaheline seondamine ehk lõimimine, see on jäänud kuidagi tagaplaanile. Võib-olla tõesti me peame ära lõpetama matemaatika, füüsika, keemia sellisel kujul õpetamise ja rääkimagi mingisugustest hoopis teistsuguste metafooridega, teistsuguste sõnadega asjadest. Et ongi, võib-olla on teema kosmos, kus on kõik need asjad sees, kõik pädevused saadakse kätte, aga inimesel tekib sellega maailma nägemus, kus on tema, kus on maailm, milline on meie omavaheline suhe ja tekib tervikpilt. Kas te juba võtsite Tartu Ülikooli observatooriumi kosmosekursuse, mis täpselt seda tegitegi? Tegelikult me seondamegi asjad omavahel ära, nii nad salvestavad mällu, nii tekivad ajus omavahelised seosed, me mäletame need asju, me suudame nendega toimetada, luua uut teadmist, aga kui me ei tea seda ja õpetame ikkagi samamoodi edasi, nagu vanasti läks,
siis me teeme lastele karuteene, mitte kedagi ei huvita, ükski tööandja ei küsi, et noh, Margus, et kas sa Pythagorase teoreemi mäletad veel, vaid küsib, et kuidas on su koostööoskused, kuidas on sul teatud sotsiaalsete valdkondadega, et kuidas sa mõtled, mis kategooriates. See on hoopis teine tasand, aga need lapsed, kes täna on koolis, lähevad tööjõuturule mingi aja pärast. Ja kui me ei ole neile seda pagasit kaasa andnud, siis nad hakkavadki võib-olla rääkima seal Pythagorase teoreemist ja on outsiderid kohe. Peab mõtlema natukene mitte tänases päevas olles, vaid ka homses päevas. Ja võib-olla see tänane kriis võib pikaks venida, mis me teeme siis ja kuidas me siis edasi läheme. Et me ei tee lastele kahju, jätame need sotsiaalsed oskused kõrvale, õpetame ära kõik ained, saavad oma tulemused sealt kätte kuskilt eksamilt või tasemetöölt ja lasemegi nad siis lõpuks ellu. Karuteene, puhas karuteene. Kasutame siis seda kriisi ära. Ja, et ma ei tea, ma lähen just edasi isegi. Et just selles mõttes, et kui me mõtleme hariduse pikaajalistele eesmärkidele, siis saab välja tuua 3. Kõigepealt selline nagu kvalifikatsiooni tagamine, et sa saad ühest haridusastmest minna teise ja see on tihti nagu ainepõhine ka. Siis kui ma tahan ikkagi ülikooli minna näiteks keemiat õppima, siis mul peab olema mingi baas, et ma sinna saaksin. Aga nii on ka igal pool mujal, eks ole. Ja nüüd, kui me vaatame seda meie õppekava, siis tõesti üldosa ei rõhuta seda osa, aga kui me läheme ainekavade tasemele, siis meil on valdavalt selle sama eesmärgiga seotud see sisu. Siis teine on ühiskonna liikmeks või aktiivseks liikmeks kujunemine, ehk siis sotsialiseerumine. Siia alla lähevad kõik sotsiaalsed oskusest, mida just Toomas ka rääkis. Ja see, et iga inimene leiab oma rolli ühiskonnas, on ka hariduse eesmärk. Me peame nagu sellele saama tähelepanu. Ja 3. on inimeseks kasvamine. Ja see on see, et ma ise leian ennast ülesse. Tihti me räägime, et me arendame tugevusi, väga spetsiifilisi asju, aga see on selline, et minust oleks õnnelik inimene lihtsalt. Ja seda, ütleme, kui me mõtleme, kui palju meil ruumi on, natuke on, aga eks ole, saame kõik ise mõelda. Et me peame kõiki neid 3 eesmärki püüdma, mitte ainult seda kvalifikatsiooni ja ma olen hästi nõus, mis Toomas ütles, et me ei saa niimoodi edasi, sellepärast, et kõiki neid teisi oskusi on pärast vaja, kui me kooli lõpetame. Aeg täis, aga kui on kellelgi veel soovi lõppsõnaks midagi olulist öelda, et vaadates tulevikku, kasutame kriisi mõistlikult ära. Üks kriisi aspekte veel mainimata on see, et kui me varem rääkisime õpetajate kollektiivsest enesetõhususest, mis tähendas seda, et sõda ühe õpetaja vastu oli sõda kõikide õpetajate vastu ja kui üks õpetaja midagi ei teadnud, siis teised õpetajad aitasid teda välja. Et selline õlatunne on tegelikult koolis väga vajalik. Siis nüüd on kujunenud välja seoses koroonaga õpetajate ja lapsevanemate ühine kollektiivne enesetõhusus, kus tuntakse, et sõltutakse üksteisest ja pakutakse üksteisele nii palju abi, kui vähegi suudetakse. Sellepärast, et eesmärk on ju see, et lapsed midagi ei kaotaks praeguses kriisis. Nii et see aspekt oleks ka oluline meil. See on väga tore, et sa selle välja tõid, sest et varasemates siin diskussioonides oli meil tõesti see, et õpetajad tulid üksteisele appi, aga et see õpetajad ja vanemad ka veel nii-öelda ühise vaenlase vastu või ühise eesmärgi eest. No eks see on ju see, et me ajame üht asja. Kui me tahame, et plank saaks värvitud, siis ühelt poolt, teiselt poolt, siis on plank värvitud. Tahtsin lõpetuseks ja nüüd Äli, Einar ja Toomas mõtled kõik kokku, eks ole, on see sama, et me tegelikult peame nagu hästi selgelt läbi mõtlema, mis on meie eesmärgid ja mis on meie jagatud eesmärgid, mis on lapsevanemate, õpetajate, ühiskonna jagatud eesmärgid, mille suunas liikuda. Pikaajalised ja sellest tulenevalt saame nii-öelda lühiajalised, eks ole. Ja siis, mis on võib-olla, ütleme, mõtlemise koht, mida praegu veel ei ole nagu ju muudetud väga, on see, et enne rääkisime, et võib-olla ei ole eksameid kui selliseid üldse vaja. Võib-olla need eksamid peavad olema teistsugused, teiste asjade kohta. See on meie võimalus, et tasemetööde puhul me juba näeme, et hinnatakse midagi muud, kavandamisoskusi, analüüsioskusi, tõlgendamisoskusi, näiteks loodusainete tasemetöödes. Et ei hinnata enam seda, kas ma tean Pythagorase teoreem C-ruut võrdub A-ruut pluss B-ruut, eks ole, et sa oled selle ära õppinud ja ära unustanud või ei ole unustanud. Minu meelest selle jutu hea peegel on distantsõppest see, et õpilased ja kodud hindasid ju õpetaja puhul mitte seda, kui täpselt ta suutis siis neid valemeid seal, mis iganes see tahve tal parasjagu seal kodus oli, vaid kuivõrd kodud hindasid koostöös ja me ise koolijuhtidena ka seda, et kuidas õpetaja kõik need
inimeseks olemise oskused toetasid õppija õppimist, et me seda sealt edasi läheme ja toetame õpetajad ka veel õnnelikumaks inimeseks, sest nad ju ometi on õnnelikud, täna see on ju maailma parim amet. Hindama peab protsessi, mitte lõpptulemust. Et see on minu meelest väga hea peegel sellele. Ma vanemate aspektist võin ainult öelda, et tihti vanemad ei näe kogu seda protsessi, mida õpetaja teeb ja taustad on meil väga erinevad kõigil vanematel, et see õpetajale hinnangu andmine võib olla väga subjektiivne ja üldse mitte nagu pädev just sellepärast, et tal puudub piisav oskus hinnata panust ja selles ei saa nüüd ka kedagi päris hukka mõista või palun kergemat karistust, aga et proovime siis teineteist aidata, koolitada, teil on rohkem teadmisi, oskuseid ja igasuguseid uuringute andmeid. Meie vanematena tahame, et meie lapsed saaksid õnnelikult targaks, et teeme siis koostööd. Eks see eriolukord, ma arvan, et ikkagi siin andis ka tõuka tõesti tänu sellele, et ta tõi selle õppimise koju ja vanemad nägid seda õpetaja tööd, nii et päris mitmes kohas mulle tundub, et see oli üks hea kriis, et kas me seda sellisel kujul tagasi tahame, see on teine küsimus. Tiigrihüpe 2.0. Kõikide oskused ja teadmised arenesid, nii vanematel kui õpetajatel. Aga suur tänu kõigile kuulajatele, kes te seni olete vastu pidanud ja ega siin sellega veel kõik ei lõpe, et see on alles esimene samm. Täna kell 3 ootame kõiki vaatama filmi Rain ja kell 6 ootame kõiki Vene laulufestivalile 2 häält, mis avasid meid maailmale. Ja homme kell 10 algavad töötoad, kus räägitakse siis nii-öelda konkreetsetest headest kogemustest ja oskustest ja uutest sellistest nippidest, mida see kevadine eriolukord õpetajatele, koolijuhtidele andis. Külastage meid jälle.